Nii, hei! Selles videos siis võtame käsile Bricklink Studio. See on siis digitaalne klotsidega ehitamise tarkvara. Et miks ta on hea, on siis võib-olla see, et näiteks sa saad ehitada sellistest klotsidest, mis sul endal hetkel olemas ei ole. Ja siis ka, võib-olla hea algus ka 3D tarkvara nagu arusaamiseks, et siin paljud asjad, mis siin töötavad siis ka väljaspool näiteks Maias või siis Blenderis või niimoodi. Aga jaa, selle saab alla laadida, ma panen sinna descriptionisse lingi ka. Selle saab alla laadida siis bricklink.comist studiolt. Muidugi see on kahjuks kõik inglise keeles, et eesti keelset seda ei ole, aga see video peaks siis nagu enam aitama sellega, et kui siis programmi avad, siis sul ongi ees selline aken, et siin on ka sellised sample või siis nagu näitisprojektid, et ma arvan, et selles videos alustame lihtsalt nullist ja ehitame koos siis mingi komplekti, mida saame pärast hea nagu vaadata. Ülevalt võtadki siis Create New, et teeme uue sellise projekti lahti. Et võib tunduda, et siin on palju asju, et mida kohe võib-olla ei hooma, aga võtamegi need asjad nagu ükshaaval läbi, nagu samm-sammult. Nii, ja mis me võiksime siis täna ehitada või ehitame võib-olla mingi sellise lossi. Kaks kõige tähtsamat akent ongi see keskmine aken siin, et siin sa ehitadki selle komplekti. Et vasakul on sul saadaval kõik klotsid, nendes kahes aknes sa veedadki enamalt kõige rohkem aega. Võib-olla ka siin step-listis ja värvidega, aga see on siis see põhiosa, kus sa need klotsi otsid ja neid siia siis nagu vead. Mul on siin all ka, ma panin, et hiire ja siin all jookseb siis ka, mis nuppu ma vajutan. Kahjuks on see ka inglise keeles, aga jah, et kas siis paremat, vasakut, kontrolli vajutan, shifti, space'i, klahve ja kõike seda värki. Aga alustamegi siis sellest, et toome sisse mingi plaadi, et me tahame ümmargusplaati. Et seda saab siis teha kahel viisil. Esimene viis on see, et ma lähen otsin siit plate round ja rullin siit lihtsalt alla, kuni ma leian, ütleme, ma tahaks mingit sellist 8x8 plate'i. Et kui sa hiire siia peale viid, siis ta ütleb ka, et mis on see nagu selle täis selle kirjelduse. Siis me toome selle siia sisse ja hoiame hiire klahvi all, lased lahti, siis ta paneb seal niimoodi maha. Aga ütleme, et sa otsid mingi kindlalt plaati, et sa juba tead, millist plaati või millist klotsi sa tahad, see saab ka siia sisse kirjutada. Siit võime vaadata, et plate round 8x8. Et ütleme, tahame siis 6x6. Siis võibki panna siia sisse plate space, siis paned round ja siis 6. Siis ta peale space panna korda 6. Siis kui sa kirjutad selle kokku, siis ta läheb, siis ta ei leia. Isegi leiab. 6x6 ja me selle ka siis siia sisse niimoodi. Ja kui sa tahad seda ära tühjendada, siis võtad lihtsalt selle väikse risti peale siin. Saime oma plaadid sisse, aga see on selline särav valge, et tahaks võib-olla lossi jaoks sellist rohelist tooni. Plaadi valimiseks siis vasakklikk ja kui sa tahad mõlemat valida, siis hoiad control nupp all ja vajutad teise peale ka. Ja siis siit ülevalt, paremalt vajutad selle siin ütleb praegu white ja siis lähme siit alla, et siin on kõik need eri värvid on nagu jaotatud ära sellistesse kategooriatesse, värvikategooriatesse. Võtame siit rohelise ja võtame siis green. Võib-olla vaatame, kas bright green on parem. Võtab green ja see on selline mõnusa sellise tooniga. Et siis on meil alus olemas. Aga ütleme siis, et me tahame siia panna sellist telliskivi seina või telliskivi nagu tüüpi klotsi. Et siis toksimegi sisse, kuna ma juba ette tean, et mis on, et see on see masonry klots, et siin on meil 2 tüüpi. Nii. Ja ütleme, praegu on otse minuga. Ütleme, et ma tahaks seda suunata, vaatame, et ta oleks vasakule poole oleks need tellised. Ja seda saab teha siis noole nuppudega. Et kui sa hoiad seda niimoodi all või kui sa oled ka selle maha pannud ja selle valid, siis sa saad vajutada
paremat nooleklahvi, et keerata teda nagu päripäeva. Vasak nooleklahv keerab siis vastupäeva ja üles-alla nooled keeravad siis seda külitsi või niimoodi. Selle paneme siis siia. Ja ütleme, et tahame siit teiselt küljelt vaadata. Seda saab siis ka teha mitut moodi. Et sa saad kasutada paremat klahvi, et ringi vaadata. Ja kui sa tahad nagu ringi pännida või ringi nagu, kuidas ma ütlengi, niimoodi ringi vaadata, siis seal on shift samal alal hoida. Siis saab kasutada kas vasakut klahvi või siis paremat klahvi või siis ka lihtsalt keskmist hiire nuppu. Nii. Anname selle siis ka värvi ja ütleme, et seda tahaks. No see on klassikaline selline, et paneb hallid seinad. Nii. Ja ütleme, et me tahame teisel poole siis samamoodi sellist halli seina. Et seda saaks ka siis teha niimoodi, et sa vead siit lihtsalt tuue klotsi sisse ja siis värvid ära. Aga saab ka kergemini, et sa võtad selle sama klotsi ja sa teed Ctrl-C ja Ctrl-V. Siis ta kopeerib ära sulle selle ja saad selle panna siia niimoodi ilusti maha jälle. Paneme siia ühe veel. Ctrl-C, Ctrl-V. Keerame ümber ja paneme siia niimoodi. Nii. Ja vaatab natuke ringi ja paneme siia taha ka ühe. Et seda meil veel ei ole, et seda me hakka niimoodi kopeerima ja paneme, valime ja siis teeme halliks. Et siin on miniatuurse lindlusel juba väike algus olemas. Nii, siis võiks panna siia ka. Nüüd ma ei teagi selle klotsi nime, aga ma tahaks panna sellist nagu väravat või võlvi. Et siis võimegi vaadake äkki Brick Modified, et äkki selle all võiks olla. Või siis ka võime otsida lihtsalt, ma pakun, et see on Arch nime all. Vaatame RCH. Jaa, nii Arch, ma tahan 1x4 Archi. Teeme selle ka siis halliks. Võib-olla paneb 1x3 Archi. Sobiks nagu siia võib-olla paremini. What? 1x3 Arch. Ja paneb siia, vaatame. Kas on äkki mingit sellist klotsi, mida me saaksime panna siia nurga peale? No see on selline klassikaline ümarklots. Ja siis võiksime panna siit taha ka võib-olla ühe sellise. Nii, praegu ma mõtlen, et äkki ma tahaks seda kogu asja tegelikult natuke muuta. Ma tahaks neid klotse tõsta. Ma tahaks teha võib-olla mingi teerada siia alla, mis viib niimoodi ilusti sisse. Aga siin ei ole nagu väga ruumi. Ja siis me saamegi teha nii, et me valime kõik pealmised klotsid. Et seda saab kas teha ükshaaval või siis kui me toome vaate niimoodi ja me veame kõik niimoodi ilusti üle. Et siis on need klotsid meil kõik valitud ja me saame need tõsta ajutiselt hetkel siia kõrvale. Ja siit tuleb meile appi veel üks funktsioon. Siis sa saad kas lihtsalt vaadata niimoodi ülesse või on ka kaamera funktsioonid, mida saab siis kas siit ülevalt või ka numpadiga, ma numpadiga asetan. Et siit on ka keypad, ütleb, et me tahaksime praegu siis ülevalt vaadet. Top view. Et siis sa panebki nagu ortograafilisse vaatesse, et millega on siis natuke kergem jälgida. Noh, et siit saabki kas eestvaade, kui sa vaatad numpad või keypad. Ma ütlen numpad ühte, siis on tagantvaade, paremalt küljelt vaade
vasakult küljelt vaade, ülevalt vaade, alt vaade. Et siin on ka siis ortograafiline vaade. Et mina seda ise väga ei kasuta, et noh, siin ta ütleb, kus ta on, et free view või siis nagu see vaba vaade, et see on back quote, aga meil on see klaviatuuri peal Ü klahv, et kui on vaja tagasi minna. Aga praegu me tahamegi minna ülevalt vaatesse, et see ongi siis kas keypad 5 või siis siit ülevalt menüüst niimoodi. Ja paneme siia mõned plaadid alla. Ma tahaks teha ka siis vaata, et kui sa kindlust vaatad, siis neil on all selline mullas selline, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, aga mott või selline nagu kõrgendus. Teemegi siis selle, et võtame siit mõned plaadid ja vaatamegi siis enam-vähem, et selle järgi, et okei, kus meil see on. Et teemegi siis siit niimoodi. Ja see siis ka nii saab võib-olla natuke seda alla siia. Nii, ja siis samamoodi, kui tahame ümber pöörata, siis vasaku ja parema klahviga saame seda ilusti teha. Nii. Ma tean, et siit tuleb mul see värava koht, et siis saab sellest vaatest parema kiirklahviga välja ennast tirida. Et tuleb see värava koht, et ma jätangi siis sellise ühe vahe siia. Nii, ja me ei taha seda jätta ka valgeks, siis samamoodi jälle kontrolliga valime kõik need ära. Ja kus meil on siis see pruunid klotsid siia alla. Nii, siis saame uuesti, siis saab samamoodi uuesti siit valida, kas kõik kontrolliga või siis võtab siit vasaku hiireklahviga, veab sellise kasti siia üle ja veame siis selle siia nüüd ilusti peale ja vajutab uuesti, et siis see lahti lasta. Nii, ja selle videoga on nüüd kõik, et järgmises videos me jätkame seda ehitusprotsessi ja siis kolmandas videos me vaatame, kuidas seda komplekti nagu renderdada ja ka kuidas see komplekt teha ehitusjuhisteks. Et kui on soove, otse sinna minna, siis võib ka kolmandasse videosse hüpata, et juba seal natuke ringi ka mängida. Okei.